Täna me siis oleme jõudnud psalmide raamatus 9. psalmi ja koosoleku algul ka kuulsime mõnesid salme sellest psalmist. Ja 9. psalm on siis, ma loen selle ette meile kõigepealt, see on siis laulujuhataja viisil Sure poja eest Taaveti laul. Et selline pealkiri, et see viitab teatud viisile siis arvatavasti, millega seda psalmi lauldi. Aga vaata, milline osadus oli Taavetil Jumalaga, kui ta selle psalmi kirjutas. Ta alustab seda psalmi Jumala kiitusega. Ma tänan Issandat kõigest südamest, ma kuulutan kõiki su imetöid. Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus. Ma laulan kiitust sinu nimele kõige kõrgem. Ja ta tuleb Jumala ette palvega sellepärast, et Jumala rahval on vaenlased. Kõik pagana rahvad tol ajal Jumala rahva ümber ja siis ta ütleb Jumalale palves, sest mu vaenlased taganevad, nad komistavad ning hävivad su palge eest. Sa valmistasid ju minule õiglase kohtu ja ajasid mu asja. Sa istusid kohtu järjele nagu õiguse kohtunik. Sa sõitlesid pagana rahvaid, sa hukkasid õela. Sa pühkisid ära nende nime alatiseks ja igaveseks. Vaenlased on otsa saanud, rusustatud jäädavalt ja linnadel, mis oled laiali rebinud, on nimedki hävinud koos nendega. Kuid Issand jääb igavesti, ta on oma aujärje seadnud kohtu mõistmiseks ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses. Ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. Ja siis Taavet otsib Jumala juures varjupaika. Nõnda on Issand kindlaks varjupaigaks rõhutule, varjupaigaks häda ajal. Ja sellepärast loodavad sinu peale need, kes tunnevad su nime, sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind. Ja ta otsib Jumala juures varjupaika ja siis ta taas kiidab Jumalat. Laulge kiitust Issandale, kes elab Sionis. Kuulutage rahvaste seast tema tegusid, sest veresüü kättemaksjana tuletab ta neid meelde, ta ei unusta hädaliste kisendamist. Niimoodi on Taavet osaduses Jumalaga ja ta kiidab Jumalat ja nüüd ta ka palvetab Jumala ees. Ole mulle armuline, Issand, vaata mu viletsust, mis tuleb mu vihameestelt, sina, kes mind ülendad surmaväravaist, et ma jutustaksin kõike su kiiduväärilisust Sioni tütre väravais ja ilutseksin su abist. Ja ta usaldab Jumalat, et Jumal on õiglane kohtumõistja. Ja ta ütleb, paganad on vajunud auku, mille nad on teinud, võrku, mille nad salajasse on seadnud, on takerdunud nende jalg. Issand tunti ära, ta on kohut mõistnud oma kätetöö püünisesse, jääb kinni õel, vahemäng Seela. Ja surmavalda taandugu riivatud kõik paganad, kes unustavad Jumala. Ja nüüd Taavet väljendab oma usaldust Jumala vastu, sest vaesti unustate jäädavalt, viletsate lootusi hukku igaveseks. Ja ta jälle palvetab Jumala poole. Tõuse, Issand, ärgu inimene suurustlegu, mõistetagu paganale kohut sinu palge ees. Issand, aja neile hirm peale, tundku paganad endid olevat ainult inimesed Seela. Nii et me täpselt ei tea, mis olukorras Taavet selle psalmi kirjutas, aga ta tuleb Jumala ette oma vaenlaste pärast, nii nagu me näeme seda paljudes teistes psalmides. Ja Taavet elus oli palju vaenlasi. Eelmine kord me kuulsime Taavet elust, et ta pidi noorena seisma vastu Koljatile vägede Issanda nimel, sõdima vilistite vastu. Siis pidi ta põgenema Sauli eest, kes tahtis teda tappa. Siis kui ta kuningaks saadis, pidi ta minema ja vallutama Jeruusalemma, Sioni linna ja siis sõdima ümberkaudsete rahvaste vastu. Ja kui ta põgenes Sauli eest, siis ta pidi varjuma koobastes, nii nagu ta siin kirjutab, et Jumal on talle varjupaigaks. Ja ta oli vilets ja abitu ja vaene, nagu ta siin psalmis kirjutab, kui ta Sauli eest põgenes. Ta oli küll võitud Jumala poolt kuningaks
ja Jumal armastas teda väga, ta oli mees Jumala südame järgi, aga ta pidi nii palju kannatama, viletsana ja vaesena. Ja seetõttu kirjutas ta palju psalme. Ja need psalmid on kõik meile kingitud. Et kui meie elus on samuti raskused nagu Taaveti elus, kui meil on raskused teiste inimestega, kui meil on vaenlased või kogeme vaenulikkust, siis me võime võtta need psalmid, võime võtta selle 9. psalmi täna ja otsida Jumala juures varjupaika. Ja täna päeval on samuti kristlaste tagakius paljudes maailma paikades, kus kristlased surevad oma usu pärast, ka praegu, täna päeval. Ja seepärast see psalm on nii vajalik meile, Jumal on see meile kinkinud, et me saaksime julgustatud, et me võiksime õppida olema sügavamas osaduses Jumalaga ja leida varjupaika tema juures. Ja see psalm on meile, kes me oleme usklikud, Jumala rahvas, kui me mõistame, et me oleme uskmatu maailma keskel, et meie ümber on uskmatud inimesed, nii nagu siin psalmis me näeme. Taavet räägib pagana rahvastest ja ta ütleb nende kohta psalmis 18, et surmavalda taandugu riivatud kõik paganad, kes unustavad Jumala. Et Taavet oli uskmatu maailma keskel, nii nagu meie kristlastena oleme uskmatute inimeste keskel, kes unustavad Jumala, kes ei taha uskuda Jumalasse. Ja meie oleme Jumala rahvas, nii nagu siin psalmis on seda kirjeldatud. Taavet ütleb, et Jumala rahvas on Sioni tütar, siin psalmis 15. Ja psalmis 12 ütleb, et laulge kiitust Issandale, kes elab Sionis. Et Vanas Testamendis Jumal valis Jeruusalemma linna ja Sioni linn oli see Taaveti linn, kuhu Taavet tõi seaduse laeka, et seal oli Jumala ligiolu nähtavalt. Ja Jeruusalemma ja Iisraeli ümber oli kõik pagana rahvad, uskmatud. Ja Taavet kirjutab selle psalmi sellepärast, et me oleme uskmatu maailma keskel. Ja me kuulsime Peetruse esimesest kirjast need psalme, mis me lugesime. Ja seal samuti Peetrus räägib Sionist, Jeruusalemma linnast. Ja seal me kuulsime, et me peame tulema Kristuse juurde, kes oli seal Jeruusalemma linnas põlatud ja kõlbmatuks tunnistatud. Kristus tunnistati kõlbmatuks, ta põlati ära. See on 1. Peetruse 2. peatükk, salm 4. Et meie tuleme Kristuse juurde, kes on elakivi, ta on tunnistatud kõlbmatuks. Ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Et meile on Jeesus Kristus kallis. Salm 6 ütleb siin, et näe, ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää hiial häbisse. Ja kui Peetrus kirjutas sellest hinnalisest nurgakivist Jeesuses Kristus, kes on põlatud, siis sellepärast maailm on saanud vaenlaseks kristlastele. Sellest rääkis Jeesus Johannese evangeeliumis 15. peatükis, salmid 18 ja 19. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmas, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Ja Peetrus ja apostlid kogesid seda väga teravalt, kui nad hakkasid Jeruusalemmas kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest, kes põlati ära, hüljati seal Jeruusalemma linnas kui hinnaline nurgakivi, mille Jumal on Sionisse pannud, siis nad võeti kohe vangi suurkohtu poolt, kus on loed apostlite tegude 4. peatükki. Nad pidid andma tunnistust seal uskmatu maailma ees Kristusest. Ja Peetrus räägib jälle sellest põlatud kivist seal, see on apostlite tegude 4. peatükk. Ta ütleb seal salmid
11 ja 12, et Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Et Jeesuse nime pärast pidid apostlid kannatama ja kristlased on pidanud kannatama, sellepärast et Jeesus on meid valinud välja siit maailmast ja seepärast maailm vihkab kristlasi. Paljud uskmad on küll sõbralikud kristlastega, Eestis me ei taju sellist tagakiusu niimoodi nagu mõnes muus maailma piirkonnas, aga siiski on kõik inimesed Jumala vaenlased, nagu me nägime siin psalmis, nad on ära unustanud Jumala. Ja kui me läheksime kaasa selle maailma arvamuste ja uskumustega, siis me läheksime samuti hukatuse teele, nii et me kristlastena oleme väga ohtlikus olukorras siin maailma keskel, inimeste keskel, kes unustavad ära Jumala, kes ei usu Jumalasse, kelle arusaamad on hukatuslikud, inimesed, kes elavad ebamoraalset elu, kes ei tunnista piibelikku moraalsust, kes põlgavad, salgavad ära Jeesuse, kes üldse ei huvita Jeesuse lunastustöö. Selliste uskmatute inimeste keskel oleme meie usurahvana. Ja siin psalmis 9 me näeme, meil on imeline tee osadusse Jumalaga, kes on meie varjupaik selle kurja maailma keskel. Ja kui Peetrus kirjutab esimeses kirjas, kuidas me peame käituma paganate keskel, me kuulsime neid salme, et kuidas me peame käituma hästi paganate keskel, oma heade tegude, oma armastuse tegudega andma tunnistust Kristuse armastusest, siis ta kirjutab siin 1. Peetruse 2. peatükis neid salme, mis me kuulsime, salmid 19 ja 20, sest see on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast Jumala ees talub viletsust, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, et kui teid süü pärast pekstakse, teie seda peate taluma. Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis see on arm Jumalalt. Me ei pruugi kogeda sellist füüsilist vägivalda, aga laimu võib-olla või hoolimatust või mitte sõbralikkust või mis iganes vastuseisu meile kui kristlastele, aga ka ükskõik missugused raskused meil inimestega on, teiste inimestega. Me kogeme, meil on mingit raske olukord mingi inimesega ja me kannatame, siis Peetrus julgustab meid, see on Jumala sõna, julgustus meile, et see on arm Jumalalt, et Jumal kingib meile eriliselt armu, kui me kannatame süütult oma usu pärast või lihtsalt sellepärast, et me tahame hoida puhas südametunnistust. Sest kui me oleme pandud sellisesse raskesse olukorda, siis me otsime Jumalat, me hakkame otsima Jumala juures varjupaika, nagu Taavet siin 9. psalmis teeb. Ja täna meil on võimalus otsida sellist sügavamat osadust Jumalaga, et meile saaks osaks Jumala arm veelgi sügavamalt. Ja mida teeb siis Taavet, kui ta ümber on vaenlased, siis ta tuleb ja otsib varjupaika Jumala juures ja kuidas ta otsib varjupaika Jumala juures. Me kuulsime neid salme 9. psalmi alguses, ta kiidab Jumalat, ta tänab Jumalat. Ma loen uuesti need salmid, ma tänan Issandat kõigest südamest, ma kuulutan kõiki su imetöid, ma olen rõõmus ja ilutsen sinus, ma laulan kiitust sinu nimele, kõige kõrgem, sest mu vaenlased taganevad, nad komistavad ning hävivad su palge eest. Nii et ta ümber on vaenlased, aga ta hoopis kiidab Jumalat, ülistab Jumalat. Ja meiegi, kui me oleme rõhutud või hätta sattunud või kannatame kurja, siis meiegi peame otsima Jumala juures varjupaika. Ja Jeesus kirjeldab seda samamoodi, seda rõõmu, mis meile osaks saab. Mattuse 5. peatükis ta ütleb salmid 10-12. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohvetid enne teid.
Nii et kui me kogeme vaenulikkust inimeste poolt, siis teda on väga raske taluda psüühiliselt meile. See on väga ränk koorem, aga Jeesus on andnud meile tee, kuidas varjuda Jumalasse, see on läbi kiituse. Rõõmusta, kiida, ülista Jumalat, nii nagu Taavet, eelmine kord me kuulsime 8. psalmist seda imelist tõde, psalm 8.3, et väetite ja imikute suussa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlaste kätte maksjat. Nii et meie võitlusrelv ei ole siis vastu astuda ja tagasi teha kurja, vaid hoopis kiita Jumalat ja otsida nõnda varjupaika Jumala juures. Efesuse kirja 6. peatükis on öeldud, et me ei võitle inimestega, vaid meelevaldade võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega. Ja seepärast peame kasutama me vaimulikke relvi ja selleks on Jumala kiitmine, ülista ja kiida Jumalat, nii nagu Taavet siin 9. psalmis. Ja mille eest Taavet kiidab Jumalat? Ta kiidab Jumalat tema õiguse eest. Et Taavet usaldas Jumalat, et Jumal võitleb tema eest ja et Jumal mõistab õiglaselt kohut ning tegeleb kõige ülekohtuga. Ja seda peame ka meie tegema. Rooma kirja 12. peatükis, salmid 17-19, seal on öeldud, ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Nii et me peame pidama rahu kõigi inimestega, käitume hästi paganate seas ja siis ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Nii et kui meid halvasti koheldakse, siis meie peame varjupaiku otsima Jumala juures ja täname, kiitma, ülistama Jumalat, et tema on õiglane kohtumõistja, et tema annab igale ühele, mida ta on ära teeninud. Ma ei pea ise seda tegema, vaid usaldama Jumalat. Nagu siin psalmis ta ütleb 16. psalmis, et paganad on vajunud auku, mille nad on teinud, võrku, mille nad on salajasse seadnud, on takerdunud nende jalg. Et Jumal ise oma õigluses annab igale ühele, mis ta on ära teeninud. Aga mina pean varjuma Jumalasse, usaldama tema õiglust. Jumala õiglus on meile varjupaigaks, sest Jumal armastab õiglust. Et kui sa koged oma elus mingit ülekohut või praegu on mingi lahendamatu olukord, keegi on sulle ülekohut teinud, siis varju Jumala õiglusesse, sa ei pea seda ise oma jõust lahendama. Psalmis 45 on öeldud, et Jumal armastab õigust ja vihkab ülekohut. Me võime Jumalat usaldada, ta armastab õiglust, ta hoolitseb minu olukorra eest. Ma usaldan tema kätte kõik. Ja Jumala õiglus, see on mulle tugevuseks, et mina võiksin julgelt armastada oma vaenlasi. Ma ei tohi ise kätte maksta, vaid ma pean armastama. Jeesus ütleb Mattuse 5.44, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende ees, kes teid taga kiusavad. Nii et ma olen julgustatud armastama oma vaenlasi, neid, kes mulle liiga teevad, halba teevad, sest Jumal hoolitseb minu eest oma õigluses. Ma võin teha nii, nagu siin Rooma kirja 12. peatükis on veel öeldud, veel enam, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tulised süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Nii et ära lase kellegi vaenulikul kohtlemisel sind Jumalast eemale viia. Kui keegi teeb sulle liiga, keegi ütleb sulle halvasti, keegi on sinu vastu vaenulik, siis ära lase vihal ja kibestumisel sind hävitada sisemiselt, vaid hoopis otsi varjupaika Jumala juures. Las Jumala armastus olla sinu varjupaigaks. Jeesus ütleb nii kallisti Johannese 14. peatükk, psalm 23, et kui keegi armastab mind, et kui ma kogen vaenu vastuseisu, siis mina tulen Jumala juurde, otsin varjupaika tema juures. Ja Jeesus on öelnud, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme, teeme eluaseme tema juurde. Ma tahan seda Jumala ligiolu, ta teeb eluaseme minu juurde
ma armastan Jumalat ja ma varjun Jumala tõotustest, mis ta mulle andnud piiblis. Kui sul on raske, sa tunned ennast viletsana ja armetuna, siis on sulle Jumala tõotused varjupaigaks. Siin psalmis 9 on Jumala tõotus, psalmis 19. Sest vaest ei unustata jäädavalt ja viletsate lootusi ei hukku igaveseks. Et Jumal on tõotanud hoolitseda vaeste ja viletsate eest. Et vaene ja vilets, selline sõnapaar esineb piiblis päris mitmes kohas. Ja Jumal eriliselt hoolitseb nendes, kes on vaesed ja viletsad, kes on pandud armetusse olukorda, selleks, et ta saaks meile armu anda, nagu me lugesime 1. Peetruse 2. peatükist. Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala eest talub viletsust, kannatades süütult. Et see on suur õnnistus, kui sa oled vaene ja vilets, kui sa oma südametunnistuse pärast talud viletsust. Sest siis sa otsid sügavamat osadust Jumalaga, otsid varjupaika tema juures. See on suur õnnistus, nagu Jeesus ütles Mattuse 5.3, et õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Et meie kristlastena Jumal tihti paneb meid sellisesse viletsasse olukorda, kus me kannatame, kus me tunneme ennast nõrgana, kus me tunneme nagu Taavet, et me oleme vaesed ja viletsad. Aga Jumal on tõotanud õnnistuse meile siis, kui me kannatame, kui keegi on sulle liiga teinud, et sa ei vasta kurjale kurjaga, vaid sa südametunnistuse pärast oled valmis taluma seda. Et ära proovi ise välja rabeleda mingist olukorrast, kuhu Jumal on sind pannud. Ära põlga seda, kui sa oled vaene ja vilets, vaid Jeesus ütleb veel Mattuse 5.5, et õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Et meie tõeline tugevus on see, et me oleme tasased, et me ei vasta kurjale kurjaga. Ja me südametunnistuse pärast oleme valmis kannatama. Ja meie puhas südametunnistus on meile väravaks osaduseks Jumalaga, sest kui me määrime oma südametunnistuse vihaga, andeks andmatusega, kibedusega, siis meile sulgub see uks osadusse Jumalaga. Meil ei ole seda teed, et leida varjupaika Jumala juures, kui me andeks ei anna. Me peame kogu südamest andeks andma neile, kes on meile kurja teinud. Et me saaksime tulla osadusse Jumalaga, saaksime osa Jumala armastusest. Ja me teeme seda Jumalat kiites, Jumalat tänades, Jumalat ülistades, niimoodi Jumalat usaldades. Ja samuti me otsime Jumala juures varjupaiku, kui me palvetame. Taavet ka palvetab siin 9. psalmis, psalm 14. Ole mulle armuline, Issand, vaata mu viletsust, mis tuleb mu vihameestelt, sina, kes mind ülendad surmaväravast. Me peame palvetama, et kui su elus on mingi raske olukord mingi inimesega, võib-olla see on aastaid juba kestnud, mida sa teed siis? Sa pead palvetama. Ja Jeesus räägib selle tähendamissõna Luuka evangeeliumi 18. peatükis ühest lesknaisest, kes tuli üle kohtuniku juurde, kes oli ülekohtune ja palus talt abi, aga see ülekohtune kohtunik ei tahtnud teda aidata, aga see naine käis ikka peale ja tuli uuesti, kuni see kohtunik ei suutnud seda enam ära taluda, oli valmis talle õigust andma. Ja siis Jeesus ütleb, et kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalitule, kes tema poole kisendavad päevad ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Jeesus julgustab meid, et Jumal on õiglane, ta kuuleb meie palveid. Ära astu ise vastu oma jõuga, vaid palveta. Isegi kui sa pead tulema uuesti Jumala ette korduvalt selle inimese pärast, kes sulle on liiga teinud, kes sulle elus toob nii palju raskust või valu, sa pead uuesti tulema Jumala ette. Isegi kui ei tule kohe palve vastus, siis Jeesus julgustab selle tähendamissõna läbi, et palveta ikka. Et olgu palve sulle kõige tähtsam viis, kuidas sa arusaamatusi teiste inimestega lahendad.
ja me kuulsime kuningas Hiske lugu ka. Kuningas Hiske oli jumala kartlik kuningas ja pagana rahvad olid vaenlaseks ja tulid assüürlased sõdima Jeruusalemma vastu, piirasid Jeruusalemma sisse. Ja see Assüüria sõjaväe ülem saatis veel sellise kirja kuningas Hiskele, jumalat teotava kirja, sellise pilkava kirja, et panna Hiske mitte usaldama Jumalat, et ära usalda Jumalat, et pöördu ära, anna alla. Mida sina teed, kui keegi kirjutab sinust midagi halba või laimavat, siis tee, mida tegi kuningas Hiskja. Ta ei läinud võõraste sõjavägede juurde abi saamiseks, ei läinud Egiptusesse abi saamiseks, et sõjalise jõuga ära võita, vaid ta läks hoopis palvekambrisse, ta võttis selle kirja, mille ta oli saanud ja laotas selle issand ette ja palus Jumalalt abi ja armu. Ja meie peame samuti tegema, laotama Jumala ette selle olukorra mingi inimesega, mis meid vaevab ja paluma Jumalalt armu ja abi. Ja Jumal imeliselt aitas, kui sa loed seda edasi Jesaja raamatust, kuidas Jumal päästis nad vaenlaste käest. Ja meil on teine hea näide, on Hanna, naine, kes koges häbi ja teotust, ta oli ilma lasteta ja see oli suur häbiasi ja teine naine pilkas teda, põlgas teda ja mida Hanna tegi, ta palvetas, ta valas Jumala ette kõik selle häbi, kõik selle valu, mis ta koges, kõik selle süü või häbi, mis ta koges, süüdistused, mis ta koges. Sama peame meie tegema, tulema palves Jumala ette, nagu Taavet palvetab, ole mulle armuline, issand, vaata mu viletsust, mis tuleb mulle mu vihameestelt ja usaldama Jumalat, et sina ülendad mind surmaväravaist. Ja Jumal kasutab teisi inimesi, nii nagu Jumal kasutas pagana rahvad Iisraeli jaoks, kui sa loed Vana Testamendi ajalugu, siis Jumal kasutas pagana rahvaid, et kui Jumala rahvast jälle pöördus ära Jumalast ebajumalate poole, patuteele, siis Jumal saatis neile vaenlased, kes ründasid neile, tekitasid neile häda, et nad pöörduksid tagasi Jumala juurde. Ja sama on ka meiega, et Jumal kasutab teisi inimesi meie heaks. Jumal saadab mingi inimese meie ellu ja me kannatame, lihtsalt me tahame me südametunnistust puhtana hoida, see inimene tekitab meile valu ja vaeva ja Jumal kasutab, et meie võiksime armu saada, me võiksime kasvada, et tuua meist esile kõik see, mis on vaja risti alla panna, et kuidas sa reageerid, kui keegi sind halvasti kohtleb, kui sa vihastud, kui sa hoiad tema südames kibestumist, kui sa ärritud, kui sa ei anna andeks, siis Jumal kasutab seda ühte inimest võib-olla sinu jaoks, et näidata, et kui palju sa vajad veel armu, kui palju sa vajad veel kasvu Jumala lapsena, kui palju sa vajad veel Jumala armastust, et see täidaks su südame. Seepärast me peame tulema taas ja taas, et otsida varjupaika Jumala juures, Jeesuse juures. Jeesus ütles, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke minu ikka enda peale ja õppige minult, sest mina olen tasane südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Me peame tulema Jeesuse juurde, tema on meile eeskujuks. 1. Peetruse kirjas me kuulsime, kuidas Jeesus elas siin maa peal. Ma loen need salmid veel kord, salmid 21-23, 1. Peetruse 2. peatükk. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Nii et vaata Kristuse peale, tule tema juurde, et sinulgi võiks olla tasane vaim, nagu oli Kristusel. Et sinagi õpiksid armastusega vastu astuma kurjusele. Jeesus, ta kannatas meie pärast.
Salm 24 ütleb, ta kannatas nii, et ta löödi risti meie eest. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule. Et Jeesus Kristus kannatas risti peal, tema kannatused on meile varjupaigaks. Nii kui Taavet otsib varjupaika Jumala juures, siis tule Kristuse juurde ja las tema kannatused olla sulle varjupaigaks. Kui sa usud Jeesusesse, siis sina ei pea minema hukatusse, nii nagu need paganad siin salmis 9, kes unustasid ära Jumala, kes ei tahtnud uskuda Jumalasse, kes taandusid surmavalda. Aga kui sina praegu tuled südames usus Jeesuse juurde, võib-olla esimest korda oma elus, ja usud, et ta kandis ka sinu patud risti puule, et ta kandis sinu viha, sinu andeks annatuse, sinu kibestumise, ta kandis selle sinu eest risti peal, siis sa saad andeks oma patud. Ja Kristuse rist on meile varjupaigaks, kui me oleme taga kiusatud, me kogeme vaenulikku kohtlemist, sest selleks te olete kutsutud, ja Peetrus kirjutab, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Et iga kristlane on kutsutud järgima Kristust, käima tema jälgedes. Ja Jeesus ütles, et kes tahab järgneda mulle, võtku oma rist minu peale ja järgnege mulle. Et me peame järgnema Kristusele, võttes tema risti enda peale. Ja kui sa oled vaeseks ja viletsaks tehtud, sa oled vaene ja vilets ja armetuse kannatad südametunnistuse pärast, siis see on rist, mis on sulle valmis pandud, et sa võtaksid selle enese peale ja järgneksid Kristusele. Rooma kirja 8. peatükk, seal on kirjutatud nõnda, salmid 35 edasi, et kui me koos Kristusega kannatame, siis meil saab osaks Kristuse armastus meile varjupaigaks, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk. Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid, kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Nii et Jumal on andnud meile tõotuse, et vaest ja viletsat ei unustata. Ja kui Jumal on pannud sind raskesse olukorda, sa tunned ennast vaese ja viletsa ja armetuna, siis tea, et sa saad järgida Kristust selles olukorras. See olukord võib saada sulle osaduses Kristusega. See olukord võib saada sulle võimaluseks tunda Kristuse armastust veelgi sügavamalt. Võib-olla ei saa sulle osaks selline ränk tagakiusamine, nagu siin on kirjeldatud, lausa hädaoht või mõõk või alasti olek. Aga mõnikord üks inimene juba võib tekitada raske olukorda, ükskõik mis asi. See usuelu on kohe häiritud ja seepärast julgustan me sind otsima osadust Kristusega. See on suur arm, kui sa pead kannatama Kristuse pärast ja taluma vaenu. See on suur arm, sa võid kogeda Kristuse armastust selle keskel. Ja kui sa mõtled kõigele sellel, mis iganes kurja kogevad kristlased maailmas praegu tagakiusu, siis see rõõmusõnum Jeesusest Kristusest on meile tugevduseks, et ta suri ja kannatas risti peal ja tema järgijad samuti peavad kannatama. Ja Kristus tõusis üles 3. päeval, et meil on üles tõusmise lootus. Isegi kui me maine elu on raske, on see vaid üürikene. See praeguse hetke kerge ahistus valmistab meile määratud suure au. Meil on auline lootus, üles tõusmise lootus. Kristus on üles tõusnud surnust. Nii et kui sa võtad selle psalm 9, siis sa võid otsida varjupaika Jumala juures. Ja me leiame tõelise varjupaiga Jeesuses Kristuses. Siin Rooma kirja 8. peatükis on öeldud tema kohta veel, Rooma 8:34, kes võib meid hukka mõista. Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratad ja kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Et Kristus on kannatanud, üles tõusnud ja taevasse läinud.
ta on eeskostja Jumala ees. Ja enne oma ristikannatusi Jeesus palvetas, Johannese 17. peatükk, salmid 11 ja 12, ütleb palves, et mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ning mina tulen sinu juurde, Püha Isa. Hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Et Juudas oli see hukatuse poeg, Jeesuse vaenlane ja tema läks hukatusse nagu Taaveti vaenlased taandusid surmavalda. Aga Jeesus palvetas nende ees, kelle eest ta tuli siia maailma ristil surema ja ta tuli ka et sinu eest. Ta tuli, et sinu eest palvetada, kui sa otsid varjupaika tema juures. Ja ta ütleb siin Johannese evangeeliumi 17. peatükis salm 15. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Et Jeesus hoiab sind kurja ees siin maailmas, et ükskõik, mis meid võib tabada kristlastena, me võime tulla, otsida varjupaika Jumala juures. Ja Jeesus Kristus on avanud meile selle tee oma ristisurma ülestõusmise läbi. Ta on eeskostja Jumala ees. Sa võid tulla läbi tema Jumala ligiollu. Jumal on su armastav isa, kelle juurde sa võid alati tulla varjupaiku otsima. Ja sa võid koos Taavetiga öelda palves. Nõnda on issand kindlaks varjupaigaks rõhutule, varjupaigaks häda ajal. Sellepärast loodavad sinu peale need, kes tunnevad su nime, sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind, issand. Amen.